laudade peal ka need menüüd nii-öelda, mida täna kohvikust saada võib. Ja seal on siis menüüs, et viktoriin ja järgmine punkt olekski siis viktoriin, et me jagame neid väga osavalt gruppidesse. Mina olen Meelikaga, mina olen õpetaja. Midagi arusaamatuks jäi siis ka küsida. TKM. Mis on Pipi täispikk nimi? Nii, järgmine küsimus. Küsimus number 2. Mitu last oli Kullerbi külas? Anna laste arv ja laste nimed. Küsimus number 3. Milline Rootsi auto on olnud läbi aegade enim müüdud auto? Pipi täispikk nimi. Pipi Lotta, Victualia, Rullgardina, Piparmünta, Efraini tütar Pixel. Nii, super. Küsimus number 2, siis mitu last oli Kullerbi külas? 7. Ja laste nimed? Britta, Anna, Liisa, Ulle, Lasse, Usse, Kerstin. Ja 3. siis Rootsi enim müüdud auto on kummikommi autod. Kummikommid, see mida Rootsis sooseb. Läheme siin edasi. Putin on olnud Venemaa eesotsas juba väga pikka aega. Mis aastal ta esimest korda valitsema sai? Nii, kas võib edasi minna? 5. küsimus. Aastal 988 võeti Venemaal vastu õigeusk. Mis oli Vene riigi nimi siis? Mitu Vene tsaari ja kes on külastanud Haapsallut? Üks neist küll lapsena. No nii, õiged vastused. Putin on Venemaa eesotsas olnud juba aastast 1999. Väga kaua. Venemaa nimi siis, kui õigeusk vastu võeti, on nüüd erinevatel andmetel. Kas Kiievi Vene vürstiriik, Kiievi Venemaa või Vana Venemaa? Üks variant neist. Ja 6. mitu Vene tsaari ja kes on külastanud Haapsallut, siis Haapsallut on külastanud Peeter I, Aleksander I, 2. ja 3. ja Nikolai 2. lapsena. Mitu aastat on Elisabeth II olnud Ühendkuningriigi kuninganna? Mis on Ühendkuningriigi lipu nimi ja milliste riikide lippudest on see kokku pandud? Nimeta vähemalt 5 klassikalise English breakfasti komponenti. Vähemalt 5. Ja õiged vastused. 60 aastat, mis ole kõik järgi. Lipu nimi on siis Union Jack või Union Flag, Inglismaa, Šotimaa ja Põhja-Iirimaa. Vähemalt 5 komponenti. Praetud muna, peekon, vorstikesed, tomatid, seened, tomatikastmed ja rööstusai. Ja teine. Mina olen Mari, inglise keele õpetaja tavaliselt, aga täna esitan teile eesti keele küsimusi või Eestimaa kohta käivaid küsimusi. Esimese küsimuse jaoks on pilt ja küsimus on, keda või mida on siin pildil kujutatud, andke palun kõikide piltide jaoks ühisnimetaja. Üks ühisnimetaja. Keda või mida on siin kujutatud? Mis aastal ja kus kohas toimus esimene Eesti üldlaulu? Miks on täna tublid inimesed lipud välja pannud? Mis põhjusel on täna Eesti lipud väljas? Ja õiged vastused. Pildil oli siis kujutatud muidugi Eesti presidente. See oli siis Päts, Meri, Rüütel ja Ilves. Siis esimene Eesti üldlaulupidu toimus muidugi 1869 Tartus ja lipud on täna väljas sellepärast, et on Eesti lipupäev. Esimene küsimus, mis on Soome rahvuslill? Kas soovite ka variante? Nii, kas kannike või tiidelehts? Soome rahvuslill. Mis on Soome suuruselt teine linn?
suuruselt teine linn. Kas Turu, Tampere või Espoo? Turu, Tampere või Espoo? Mitmeaastaseks sai Helsingi pealinnana siis sel aastal? Kas 65-aastaseks, 130-aastaseks või 200-aastaseks? Pealinnana. Ja vastused. Rahvuslill on Piiberet, mis on siis soome keeles Kielo. Teine vastus, et suuruselt teine linn on Espoo. Ja kolmas küsimus, siis Helsingi sai 200 aastat. tere, hola, tere kõigile, mina siis esindan Hispaaniat ja mu nimi on Merili ja küsin teie käest siis küsimus Hispaania kohta, 3 küsimust. Esimene on, mitu kaasametlikku keelt on Hispaanias? Järgmine, teine küsimus. Milline autonoomia on Baskimaal, Galicial, Kataloonial ja Andaluusial? Kas ajalooliste rahvuste autonoomia või mitte ajalooliste rahvuste autonoomia? 1 või 2? Okei, viimane küsimus. Mitu tütart on praegusel printsil? Vastused siis olid esimene küsimus, et mitu kaasametlikku keelt on. Neid keeli on tegelikult 5. Rohkem teatakse 4, aga neid on 5. Need oleksid siis Hispaania, katalaani, baski, galeegi ja araani. Araani on üks keel, mida räägitakse ühes kodus. See on tegelikult hästi oluline. Teine küsimus siis oli, et kas on ajalooliste rahvuste autonoomia või ei ole. Baskimaal, Galicias, Kataloonias ja Andaluusias vastus on, et on. Ja viimane siis oli, et mitu tütart on praegusel printsil. Vastus on 2. Mina olen Meelike, prantsuse keele õpetaja ja esitan teile siis 3 küsimust Prantsusmaa kohta. Esimene siis on nimeta vähemalt 3 riiki peale Prantsusmaa, kus prantsuse keel on riigikeeleks. Küsimus. Millal on Prantsusmaa rahvuspüha ja millist ajaloolist sündmust see tähistab? Kes on Prantsusmaa president? Esimesele küsimusele väga raske mul siin tõesti ikka vastada, mul tõesti ei ole kõiki neid riike välja kirjutatud, et kus kõneletakse, aga kui ma teid kontrollin, siis ma tean. Aga näiteks Belgia, Kanada, Senegal, Mali. Lääne-Aafrikas on tohutult palju endiselt prantsuse kolooniat. Kõikides on prantsuse keel riigikeeleks. Nii, aga siis rahvuspüha on siis 14. juuli ja tähistatakse sellega Bastille vallutamise aastapäev on see, aga mis Bastille vallutamisega algas? Ja suur Prantsuse revolutsioon algas siis sellega. Nii, ja president on siis jah, François Hollande. Mis riigi kontuurid on naisekujulised selle rahva enda nägemuses? Lähme edasi. Järgmine. Millises siin koolis õpetatavas keeles on vaja tähele panna, kas sõnas on täpitähtedega vokaalid või ilma? Ehk siis on hästi oluline täpitähtede reegel. Siis viimane küsimus minu poolt. Mis piirkonna soome keele murre sarnaneb kõige enam eesti keelele? Ehk siis te võite näiteks panna linna, teine oli soome keeles ja 3. on Turu ümbrus. Täiesti eraldi. Keelekohvikus kätte, et siis tulevad inimesed koha peal.